Tere, mina Maria siin Palusalu aiast ja täna selles videos saad siis teada, kuidas luua sellises väikeses kitsas aias endale mõnus pesa, selline samas privaatne, aga samas ta ei ole nagu selline rõhuv ja kitsas müüride vahel. Sest et mis probleemiks on peamiseks probleemiks sellisest väikseses aias? Tihtipeale inimesed arvavad, et seal ei olegi võimalik nagu suurt midagi kujundada, sest ruumi nagunii ei ole. Või siis teine variant on see, et istutataksegi selline tihe elupuuhekk sinna ümber, et endale privaatsust luua, aga tegelikult see tekitab võib-olla hoopiski sellise kitsikuse tunde, sellise kotis olemise tunde, et sa ei näe nagu midagi kuskilt väljaspoole ja tegelikult väga hea sul selles ruumis olla ei ole. Teine variant jällegi, kui sul üldse mingit hekki ja midagi ei ole, sa näed naabreid, siis sul ongi naabriga nagu ühine aed, mis tegelikult ka paljudele inimestele ei sobi ja mis jällegi teistmoodi sa tahad ikkagi mõnikord ka enda aias mingeid enda asju teha ja kui naaber sul seal kogu aeg vaatab, mida sa seal teed või kuidas sa seal oled, siis tegelikult see hoiab sind ka kogu aeg pinges. Ehk siis selles videos sa saadki teada, kuidas seda probleemi lahendada, kuidas saada sellist ilusat aeda, mis oleks harmooniline, mis mõjuks sulle hästi positiivselt, sest tegelikult aia ülesanne on ju tekitada ka positiivseid emotsioone. Ta on tihtipeale selline koht, kus ennast peale pikka tööpäeva maandada, kus tehagi neid aiatöid, mis aitaksid siis tervist korras hoida. Ka vaimse tervise poole pealt on see aiatööde tegemine väga oluline. Ja mis selle lahenduseks siis oleks, kui sul on näiteks juba see müür olemas, see hekk, siis ma jagan ka mõnda pilti, et paremini seda natukene nagu visualiseerida, et sa saaksid paremini aru, millest ma üldse räägin ja mida ma siin mõtlen. Siin on üks näide ühest hekist, see nüüd võib olla näiteks elupuuhekk, see võib olla ka mõni muu hekk, aga kui see on väga tihe ja väga kõrge, ehk siis silmade kõrgusest juba kõrgem, siis ta hakkab mõjuma rõhuvalt. Ja mis selle hekiga saab teha, kuidas saab seda nagu muuta selliseks, et sul see aed oleks natuke liigendatum, et see oleks huvitav, siis ma näitan ka mõnda pilti ja räägin sulle juurde, kuidas sa seda siis teha saad, mida sa saad seal siis juurde istutada või juurde lisada. Siin on üks näide siis sellisest lopsakamast, õhulisemast, mitmekesisemast istutusest, kus on siis kasutatud nii okaspuid, kus on kasutatud ilupõõsaid, kus on kasutatud püsililli. Ja sellises uhkes aias, mis ongi aia mõõtu, mis on harmooniline, sinna sobib kasutada kõiki neid kolme, mis ma mainisin, ehk siis okaspuid, sobib kasutada ilupõõsaid, lehtpõõsaid ja sobib kasutada püsililli. Kindlasti ka siis lisaks veel, et õitsemist pikendada näiteks sibulilled, varakevadised sibulilled, suvised sibulilled, need annavad väga palju juurde. Nüüd, kui sul seda hekki siin ei ole, siin on näiteks üks tara taustaks. See tara ei pea olema selline puidust, see võib olla ükskõik milline, sa saad selle istutusega väga palju siis aiale juurde anda, oma aiaruumile juurde anda. Ja kui sul on ka näiteks terrassid on ju tihtipeale majade juures olemas, siis selle terrassi pealt on ka hoopis teine vaade, kui sa vaataksid naabriaeda või kui sa vaataksid sellist ilusat istutust. See annab sulle tegelikult palju juurde ja kui sa vaataksid ainult seda tumedat müüri, kui sul on näiteks elupuuhekk, siis see sinu vaatele tegelikult väga palju juurde ei anna. See tekitab see tekitab sul privaatsust, aga see nagu huvitava efekti mõttes ei anna sulle midagi juurde. Nüüd siin on üks näide ka, kus see elupuuhekk on siis ikka päris kõrge. Mis nende kõrgete elupuuhekkide puhul on? Kõiki elupuuhekki on võimalik pügada ja kui sul on sellist raami vaja või kui sa tahad sellist raami endale aeda istutada, siis juba hoolduse mõttes tasub see hoida
madalamana. Ehk siis silmapiiriks loetakse kuskil 1,50 m, 1,60 m. Kui see silmapiir on nii-öelda siit saavutatud, siis tegelikult kõrgemaks seda hekki ei peagi laskma kasvada. Las see hekk olla sellel kõrgusel, seda on oluliselt lihtsam hooldada, kui ta on sul madalam, sest et sa ulatad siis hekikääriga sellel kõrguselt ilma redelita seda hooldama. Kui sul on juba selline 2-meetrine, 2,5-meetrine hekk, siis sa pead sinna redeliga minema, üles ronima ja katsu sa siis seda korralikult hooldada nii, et sa saaksid selle kiirelt tehtud. No ei õnnestu ikka küll. Siin on näha siis üks istutusala, mis on tehtud selle heki ette. Nüüd see ei ole väga selline hea näide, aga annab põhimõtte ära selles osas, et siia heki ette on võimalik taimi istutada. Mida siin peab arvestama on see, et sa jätaksid selle heki ja istutuse vahele piisava vahemaa, ehk siis vähemalt meeter maad, mis jääb selliseks hooldusvaheks, kus sa saad seda hekki siis käia pügamas. Ja tegelikult ka elupuuhekkidel näiteks on see juure konkurents või see armas juurestik päris maapinna lähedal. Ehk siis juure konkurents on ka siis eemal väiksem, saavad taimed paremini kasvada, et too see istutusala sellest hekist kindlasti kaugemale. Siis üks asi, mis siin sellel istutusalal veel võiks teistmoodi olla, on selle istutusala laius. Kui sa siia heki ette nüüd mingit istutusala teed, siis tee see laiem, et tal oleks ka siis efekti, et sa saaksid seal ka kujunduslikult midagi efektset luua. Kui on võimalik, siis vähemalt 2 meetrit. Me just tegime Tartus ühte väikest aeda, kus oli ka väga-väga vähe ruumi, aga seal oli ikkagi võimalik täiesti 2-meetrise istutusala rajamine ja selle peal on siis võimalik juba mitmekihilise istutusega siis toimetada, ehk siis kui seal on ka lehtpõõsad näiteks, seal on väiksemad, suuremad, mõned okaspuud vahel, ka püsililled, et püsililled annavad ka siis väga palju sellele istutusele juurde. Siin on üks nüüd detailne näide, kui see on ilmselt Kanada kuusk, koonika on koos siis siin Jaapani vahtraga, kusjuures Jaapani vaher ei ole Eestis igal pool külmakindel, aga on hakatud ka juba palju kasutama, aga see ei pea olema üldsegi see Jaapani vaher, vaid võib olla täiesti selline ilupõõsas, mis saab Eesti tingimustes hakkama. Ehk siis okaspuid saab väga hästi kombineerida lehtpuude, lehtpõõsastega, väiksemas aias muidugi mitte suurte puudega, väiksemas aias vaata ka seda, et puu, mis sa sinna aeda istutad või põõsas, mis sa aeda istutad, vaata täpselt, mis on tema kasvukuju, kui suureks ta kasvab, kui kiiresti ta kasvab. Tihtipeale tahetakse kiirekasvulist hekki näiteks või kiirekasvulisi puidpõõsaid aeda, et saada võimalikult kiiresti efekti. Heki puhul on see eriti ohtlik, sellepärast, et hekid kasvavad siis kiiresti oma kõrguse täis ja siis sa korra pööd neid ja siis tuleb see uus kasv või uus võrse uuesti kiiresti peale, sest et see on kiire kasvuga. Siis ongi see, et hooldusvaba muutub sul hooldusintensiivseks. Ehk siis sa pead seda väga tihti pügama, et saada ilusat hekki. Mis tasub valida hoopiski aeglasema kasvulised puudpõõsad heki jaoks, mis ei vaja nii tihti pügamist ja mis pikalt efekti siis annavad. Klassikaline näide on siin näiteks jugapuud, mis on aeglase kasvuga, mis on väga efektsed ja mis ei vaja siis nii tihedalt pügamist. Samas, kui sa valid näiteks kontpuud hekiks, siis need on väga kiirekasvulised ja tegelikult hekki taimeks nad väga hästi ei sobigi. Kui sa nüüd seda istutust hakkad tegema, siis siin on üks näide, üks paha näide, üks halb näide. Miks ma selle toon, sest et ma tihtipeale näen sellist lahendust, kus hakatakse siis sellise vabakujulise servaga näiteks siia heki ette seda istutust tegema. Seda võib teha, aga jälgi seda kindlasti, et kui sa seda istutust hakkad looma, siis see serv
oleks võimalikult suure lookega, ta oleks rahulik. Me näeme siit kohe pildi pealt ära, kui me vaatame seda serva, siis see näeb välja väga selline ebaühtlane, väga ebakorrapärane, väga rahutu. Isegi kui me ei tea, mis see mõõtkava nüüd täpselt on, aga selle ala peale, mis me siin pildi peal näeme, see näeb juba väga rahutu välja. Ehk siis katsu kasutada selliseid väga suurejoonelisi laugeid servi, et saada võimalikult rahulikku, võimalikult ilusat tulemust. Võib-olla arvatakse tihti, et mida rohkem ma neid laineid panen, seda loomulikum, seda ilusam see tulemus tuleb. Tegelikult see nii ei ole. Mida vähem sul selliseid väikseid laineid siia sisse tuleb, mida ühtlasem, mida laugem see serv tuleb, seda ilusam on see tulemus. Ka hoolduse poolest on seda serva oluliselt keerulisem hooldada, mis on sellise lain ja sakiga, sest et muruniidukiga, katsu sa siit vahelt niita või olla trimmerdamine, sa võid trimmerdada, aga siis on jällegi lisatöö, mida sa pead tegema. Et katsu teha selline serv, mida sa saad korralikult muruniidukiga või murutraktoriga siit korralikult niita. Et need on need sellised tähelepanekud, mida sa saad siis oma selle istutusala rajamisel siis jälgida, kui sa siis heki ette hakkad sellist asja tegema. Siis kui me lähme nüüd edasi sellise levinud trendi juurde, kus inimesed tahavad istutada oma aeda võimalikult palju okaspuid, et siis näeks aed terve aasta jooksul ilus välja. See on nüüd selline ohukoht, mina ütleks. Täiesti okaspuudest aed ei näe väga efektne välja. Need okaspuud on ju talvel on rohelised. Nad annavad talvel tegelikult aiale väga palju juurde, nad annavad struktuuri. Aga kui nüüd talv läbi saab ja sa oled terve talve oma neid okaspuid vaadanud ja oodanud kevadet, et nüüd midagi õitsema läheks, siis tegelikult kevadel okaspuud väga ilusaid õisi sulle näitama ei hakka. Nad õitsevad küll, aga neil sealt suurt efekti ei tule. Ehk siis aias, kui sul on enda aed olemas, siis seal võiks olla ikkagi midagi, mis tekitab sul sellist positiivset emotsiooni, mis kevade ootuses annab sulle sellise vau-efekti, et ohoh, ma olengi terve talv oodanud seda ühte õit või tervet lillepeenart, mis mul õitsema hakkab vara kevadest kuni hilissügiseni. Et katsu, okaspuid saab väga hästi aeda planeerida ja aia kujundust ära kasutada, aga katsu seda näha kui tugisüsteemi maksimaalselt 1/3 okaspuid, siis sa saad tegelikult hea tulemuse. Tihtipeale arvatakse, et okei, ma teen okaspuudega, siis mul on hooldusvaba, siis mul näeb kogu aeg see aed väga hea välja. Tegelikult, ütleme mõned aastad võib-olla sul on see hooldusvaba, kui sa paned selle kõva multsi alla, võib-olla paned ka mingid kangad sinna kuhugi vahele, aga pärast seda tuleb sul ikkagi umbrohi sisse sinna kanga vahele ja peale küllab ennast väga hästi umbrohi. Ja need okaspuud kasvavad ka suuremaks, ehk siis kui need on liiga tihedalt istutatud, siis nad jällegi kasvavad nii tihedalt kokku, et hakkavad teineteist lämmatama. Ja siis tulebki otsustada, et kas osad okaspuud välja võtta, kas teha midagi seal kujunduslõikuseid, et need puud siis ilusalt välja näeksid või midagi muud. Et alati on parema tulemuse annab, kui sa kasutad hoopiski okaspuid koos lehtpuude põõsastega, koos püsililledega. Siin on ka nüüd üks näide näiteks toodud, kus on, siin on üks jugapuu, siin jugapuu all on siis ostad, siin on ühed sõnajalad ja tegelikult selline näide, mis on ju müüri taustal, see võib ka olla täiesti selline tara või aed, mis on taustaks, kuhu ette on siis tehtud istutust, mis tegelikult aasta aja lõikes meil muutub. Kuna meil Eestis on 4 aasta aega, siis tasub seda 4 aasta aega väga hästi ära kasutada ja planeerida enda aedaga selliseid taimi, mis annavad ka suvel rõõmu, mis tekitavad suvel rõõmu, mis annavad aiale palju juurde.
ja need ei pea absoluutselt olema suvelilled, sest et suvelilledega on väga palju tööd ja vaeva, püsililledega on jällegi vähem. Nii, ma vaatan korra veel, mis ma siia märkuseks panin, mis ma tahtsin veel rääkida. Et aed peaks jah olema selline koht, mis tekitab rõõmu, mis on positiivsete emotsioonidega. Siin üks näide, kus on hekid on taustaks sellisele lilleaasa tüüpi istutusele. Et tasub kasutada õitsaid asju, kui sa tahad siis aiast rohkem saada. Muidu, kui see aed on selline kitsas kast, kus sellist rõõmu osa ei ole nii palju, siis on jällegi see potentsiaal, selle aia potentsiaal ei ole väga ära kasutatud. Et ainult okaspuudega mina väidan, et sellist ilusat harmoonilist aeda on väga-väga raske kujundada, kui mitte võimatu, et kasutage julgemalt ka teisi taimi, lehtpuitpõõsaid, püsililli, sibulilli, mis annavad siis aiale väga palju juurde. Et me ei taha tegelikult ju kogu aeg kas naabritega koos oma aeda jagada, oma aega jagada. Me ei taha ka kogu aeg istuda sellises müüridega kastis, kus me midagi ei näe, kus me ümbritsevat ei näe. Et üks mõte veel, et isegi kui sul on nüüd see hekk olemas, siis selle hekiga koos sa saad sellest edasi minna ja luua oma aias tõesti sellise meisterliku teose. Kui sa kasutad kas või ühte lillepeenart, sa võid kas või ühe istutusala juurde teha, see annab ju väga-väga palju juurde. Et mõtle selle peale ja ma usun, et siit sul tekib võib-olla mõni mõte, millest võib-olla edasi minna. Siin on ka näiteks täiesti püsikutega istutusala. See on nüüd meie aias, Palusalu aias, kus on siis kõrrelised Hiina siitpööris, vesikanep siin juba ära õitsenud ja sügisastmed. Ehk siis see tekitab tegelikult oluliselt rohkem emotsioone, meeleolu, motivatsiooni, kui siis täiesti ainult siis sirge hekk, mis on selline müüri olemusega. Siin samamoodi istutuse sees täiesti okaspuud ja koos püsililledega, et tegelikult see on täiesti võimalik kombineerida. Lihtsalt hästi oluline on teada, millised taimed kasvavad, millistes tingimustes, et saada võimalikult sellist efektset tulemust, et saada sellist sobivat tulemust ja aiakujundajana siis seal ma saan kindlasti sind edasi aidata, kui sul on abi vaja. Ehk siis ma loodan, et see video aitab sind natukene edasi, natuke toob sulle inspiratsiooni, mõtteid, kuidas siis oma aias edasi liikuda. Vaata kindlasti ka lisainfot siit altpoolt infoboksist ja kohtume juba varsti jälle. Tšau.